mina olen alati imetlenud neid naisi, kes oma kätega oskavad midagi luua, oskavad õmmelda. Usun, et sina ka, Artur. Ja muidugi, sellepärast, et käsitööd kui sellist jääb ju üha vähemaks. Kõik on üks Hongkongi ja Hiina toode, kes enam näputööd teeb, aga... Ja sellepärast me kutsusimegi täna siia 2 veetlevat daami. Jane ja Silja. Sina, Jane, oled teinud need rahvariided algusest lõpuni oma kätega ja sul võttis see aega 2 aastat. Jah, 2015 sügisel alustasin. Sa valisid Lihula riided. Miks? Mis sind seob Lihulaga? Mina valisin need riided täiesti sellepärast, et need mulle meeldivad. Kuna ma olen pool elu rahvatantsuga tegelenud ja tantsinud erinevate riietega, siis need Lihulad mulle on kõige rohkem meeldinud. Ja hakkasingi neid tegema. Ja tegelikult sa tegid ju seda õpetaja käe all, et õpetaja on sul siin kaasas täna. Mis nende rahvariiete tegemise juures algaja jaoks kõige raskem on? Algaja jaoks on kõige raskem tahtmine, ennast sundida tööd tegema. Sest kõigil naistel on näpud ja nõelad seisavad ka kõigil käes, nii et nad kõik saavad hakkama, kes tulevad meie juurde rahvarõivaid tegema. Aga kus see õpetus tuleb, et kui tahaks mina näiteks hakata rahvariiet homme tegema? Ja palun. Kas ma võtan mõne raamatu või helistan teile või vaatan internetist või? Kus see esimene samm tuleb? Meil on suur kogu Eesti Rahva Muuseumis, siis on teised väiksemad muuseumid, Rocca, see Vabaõhumuuseum, kõik veel on Keila, Harjumaa muuseum. Neil on sinna korjatud vanavara ja neid me käimegi vaatama, sest kursus hakkab kõige esimene õppepäev on meil muuseumis. Vaatame üle, mis asja keegi tegema hakkab, mõõdame, joonistame ja pildistame nüüd juba ja siis hakkame järgmisel korral juba tegema. No Jane, mis oli kõige esimene asi nende riietuse juures, mida sa tegid? Millest sa alustasid? Mina alustasin sellest särgist ja tikkisin seda kõigepealt. Ja järgmine samm? Järgmine samm õmblesin valmis selle särgi. Ja siis tulid juba järgmised asjad, seeliku tikkimine ja pitsi eegeldamine ja siis läheb nagu laiali igal ühel, kellel mis maakonna omad on, kihelkonna omad, et siis igaüks pusib juba enda riiete kallal. Ja sa oled kaasa võtnud ka ühe, kuidas seda siis nimetatakse? See on Pika mantli. Pikkuub. See on pooleli sul alles? See on mul natuke pooleli, mul on veel nädal aega ja mul on vaja teha see äär nüüd siin kõik lõpetada, et ülejäänud asi on valmis ja selle ma pean nüüd nädal ajaga siis ära tegema, et sellega järgmine laupäev siis esineda. Ja nimelt 10. juunil toimub Vabaõhumuuseumis siis suur esitlus, rahvariiete esitlus, mis kannab pealkirja Minu rahva rõivas särgis sõbani. Ja teil on vist 11 inimest, kes siis astub üles enda tehtud rahvariietega. Ja seekord on 11 inimest. Ja kõik see seelik on ka enda tikitud? Ja seelik on kõik otsast lõpuni. Aga et me paremini näeks, äkki korraks tõuseme püsti nii ja vaatame sinna Toompea poole näiteks, oi kui ilus. Siis me näeme profiilis ja eestvaates on kõik, näete, see on ju puhas käsitöö. Kuidas teile naised tundub, kas meie Eesti naised tänapäeval oskame hinnata Eesti rahvariiet? Kanname me seda uhkusega või pigem valime, nagu Artur ütles, Hongkongist saabunud riided? Kui meile tullakse tegema neid riideid, siis ikkagi kõik mõtlevad oma juurte peale. Et kust nad tulnud on, kui nad on küll Tallinnast, aga siis otsitakse ikkagi need juured ja reeglina meeldivad ikkagi inimestele need riided, mis on juurtega seotud. Ja mina võin öelda, et mina tegelikult 2 aastat üritasin, ma ei saanud sinna kursusele, et tegelikult on väga suur nõudlus selle järgi. Et inimesed tahavad teha. Ja selle koolitusega olen mina tegelenud 1987. aastast alates ja 2-aastaste kursustega ma ei ole kokku lugenud, kui palju naisi on omale need riided ära teinud, aga neid on päris palju juba. Ma olen sõnatu, ma olen täiesti sõnatu. Presidendi vastuvõtule, muudel pidulikel üritustel kannavad väga paljud naised, nüüd ka juba mehed, rahvariided. See, mida te praegu näeme siin, mida te kannate, on ikkagi peorõivas. See ei ole ju töö ega igapäevarõivas. Jah, seda küll. Mina küll ei hakka taga iga päev käima. Sellega saab päris kartulit võtma ei lähe sellega, eks? Siin ei ole midagi segavat asja. Ja mina võin öelda, et minu keskmine tütar läheb nendega laulupeole see aasta. Esimene esitlus tuleb seal. No Jane, kas need on sinu esimesed rahvariided, mis sa nüüd ise algusest lõpuni tegid? Ja need on esimesed.
täiesti. Kas Ja ma ei lõpeta seda. Kuulsid, ta ei lõpeta seda. Tänane ilm on päris külm, kui me siin istume, siin kõik lädiseme. Kas teil on soe? Kas Eesti rahvarõivas tehti eelkõige ikkagi põhjamaist kliimat arvestades? See mantel oleks praegu kuluks väga hästi ära siia selga ja siis minul oleks ideaalne. Et laulupeal on loodetavasti palav, aga täna on täitsa paras. Täitsa paras, jah. Ega selle villase seelikuga ka laulu peal palav ei ole, sellepärast, et see seelik ei lase külma sisse ega välja. Ta hoiab paraja temperatuuri. No selle 2 aasta jooksul, kas sul tekkis mõnikord ka selline tunne, et ma rohkem enam ei jaksa, sest et läheb kogu aeg segamini, kui ma vaatan seda tikandit, see on ju, see on nii korrektne ja nii ülipeen. Ei tekkinud sellepärast, et mul oli tavaliselt 3 asja pooleli, tikkisin natuke, võib-olla vahepeal siis tegin vööd, siis jälle eegeldasin pitsi, kui sain kuskile kaasa võtta, et vastupidi, mul on kogu aeg siuke tunne, ongi, ma nüüd hakkan kohe triibukangast kuduma juunikuus juba jälle. Et vastupidi, nagu isu on kogu aeg, et mis nüüd järgmisena ette võtta, lihtsalt see aeg nagu tuli kukile, aga tegelikult jõuab ilusti. Kas on ka mehi huvilisi, kes tahaks rahvarõivaid teha? Ja läbi ajaloo, kas me teame, mehed ikka kudusid kangast näiteks? Mina tean ainult mehi, kes tikivad ristpistes neid suuri seinavaipu hästi peeneid, neid irvekesed ja partikesed, aga ma ei ole kohanud oma õpetamise aja jooksul meest, kes oleks tulnud ja kohe otsast lõpuni teinud. Aga naised teevad meestele rahvarõivad. Artur on esimene mees, kes tuleb. Kas ma saaks hakkama? Või on liiga jämedad näpud, et ei saa kuidagi tikitud? Ei, saab. Kõikidele olen mina suutnud tikkimise selgeks õpetada ja ma arvan, et ma saan teile ka selle selgeks õpetada. Ja nüüd siis Vabaõhumuuseumis on väga erinevate kihelkondade riided, mida tehti. Inimesed saavad vaadata, saavad näpuga katsuda seelikuid. Nii et hea televaataja, kui sul tekkis huvi, siis palun mine 10. juunil Vabaõhumuuseumisse ja sa näed seal 11 kaunist naist, kes kõik on oma kätega teinud endale Eesti rahvariided.